Ja täna õhtul siin paar nädalat avatud klubis Wonderland on meil siis suurepärane EMT rullituuri ning EMT järvejooksude sarja auhinnagala ning lõpuõhtu. Teadke, et siin Wonderlandis on meil MI massaažikooli tudengid massaaži tegemas, kes tähele panid seal selle keskmise baari juures. On võimalik siis lasta teil endale väikene massaaž teha. Olete selle täna auga ära teeninud ja täna ju sõitsite te suurepärased tulemused, suurepärased numbrid, millistel täna õhtul siin veel peatume. Ja palun siinkohal lavale EMT üritusturunduse juhi Hille Hanso, temaga koos osalingu Topsport esindaja Eesti Rullusuliidu peasekretäri Jaanus Ritsoni ja kui siin publikumi hulgas on Piret Pääsik, Viking Line esindaja, siis palume teidki siia küünepäev. Ilma pikema jututa asume siis väga-väga tähtsa osa kallale meie õhtust ja see on siis rullituuri parimate sportlaste autasustamine. Nii et ilusat õhtut teile ja pidutsege siis ikka sama südamest, kui te spordite. Ning kõigepealt anname üle mälestusmedalid siis EMT rullituuri sarjast kõikidel etappidel kaasalööjatele. Neid on ühtekokku 48 nime siin rullsuusatajaid pluss veel ka rullsuusatajad. Seega Marko Adelberg, palume siia. Olga Kapejeva, Anneli Lelle, alati on nii hea ja ilus vaadata, silm puhkab ja ilusad sportlikud inimesed, toimub mingi liikumine ja seda kõike veel EMT giidi all, et mul kohe nagu suur uhkus seda pealt vaadata alati. Nii et sellepärast tulin täna ka ja tänan veel kõiki, kes on osa võtnud täna. Ja mõned hetked veel kannatust ning siis saame alustada siin juba naiste ning meeste poolmaratoni distantsi paremate autasustamise. Ja meeste poolmaratoni distantsi võitjakoldid meie ees Marko Adelberg, Tanel Tarlap ja Magnus Liikvar. Ja järgmisena M40 vanuseklass. Teine koht selles vanuseklassis Tõnu Koppel, 542 kohti. See alatine üksik võitleja heagrupis jääb maha, teises grupis hinnab kiiremini ja nii ta tavaliselt üksinda või paari konkurendiga seal rajal võitlemas on oma ulja sellise õõtsuva sammuga mööda rada tuleb ja mis siin Tõnu keerutas näitab teile. Nii et Tõnu Koppel selle vanuseklassi teine ning vanuseklassi võitja Sulev Kopp 585 punktiga ja siinkohal vist ei saa keegi vastu vaielda, et Eesti ühe sportlikuma mehega tegemist on firmaspordi arvestuses, milliseid alasid ei tule Sulevile läbi teha. Ja vanuseklassi võitja Janek Truu, suusahullude tiimi esindaja Janek Truu, Ivo Kaune, Aivar Peensalu, meeste põhiklassi parimad tänavusel. Meie ees on siis naiste vanuseklassi võitjakoldid Enel Kõrva, Diana Kaaleste ja Sandra Alsalu. Veel kord palume daamidele suurt aplausi. Viimaste hooaegade siis rullusutamise radade valitseja Gert Kespaik, kes skooris ühtekokku 589 punkti ning 4 etapivõitu, 1 teine koht, 1 kolmas koht. See on suveräänne selle ala valitsemine ja Gert Kespaik, tema isikus ise on meie ees. Jah, see on see sama mees, kellest seltskonna ajakirjandus siin vahelduva eduga kirjutamas on nutitelefonide loosimine. Kõigil rullituuril osalenute vahel, nii et neid oli siis 1200 osaluskorda ja Marko on selle Z6 telefoni õnnelik omanik.
Palju õnne Mari-Liisile ja võtab siis Hillel vastu selle hinnalise Nokia Z6 telefoni. Ja siinkohal DJ Emerson ja anname järje üle ka Sparta treenerite poolt tantsuline etteaste Zumba. Ja armas rahvas, meile esinesid täna Alla ja Eduard Röötini õpilased ning tänavusel aastal see kajak või süss, millega saab sõita nii siseveekogudel kui ka merel, läheb loosi 404 sarja üldkokkuvõttes kõik etapid lõpetanute vahel ja see on Jürgen Ermel. Palju õnne, Jürgen Ermel, kohe-kohe siin klubis Wonderland astuvad meie ette breaktantsu poisid siis rühmast Submission ja loomulikult klubis programm kestab hommikul kuni kella 5-ni välja. Plaate keerutavad täna DJ Azor ja DJ Emerson.